Tere hommikust, Eestimaa! Mina olen Hannes Aava ja me räägime siin tänastest PÖFFi soovitustest. Meil on PÖFFil jäänud veel 4 päeva ja meie võistlusprogrammidel on jäänud veel 2 päeva joosta. Ja tahakski rääkida välja tuua sealt 3 väga põnevat filmi teile täna. Tere hommikust ka minu poolt. Mina olen endiselt Helmut Jänes. Mina olen ka PÖFFi programmi koostaja. Ja nagu Hannes ütles, toome siis täna välja olulisemad filmid, mida saate kinos vaatama minna. Kell 6 õhtul saab näha PÖFFi põhivõistlusprogrammis linastuvat ekskavaatorit. Tegu on Lõuna-Koreast pärit filmiga, mille lavastaja on Yoo Hyung Lee. Ja see on siis selline draama selles kõige klassikalises paremas tähenduses. Filmi stsenarist on PÖFFi vaatajatele kindlasti tuntud ja ka paljudele teistele maailma festivalidele ja filmivõistlustele tuntud Kim Ki-duk, kes on aidanud ka filmi toota. Režissööril ja produtsendil on see teine koostöö ja siin on siis, kuna Kim Ki-duk on siis selle stsenaariumi kirjutanud, siis on kindlasti tema nagu seda käekirja on siin tunda selles filmis, et see on selline minimalistlike vahenditega jutustatud, aga maksimaalse efektiga draama ühest endisest eriüksuslasest Koreas, kes töötab kopajuhina. Ja mees põeb posttraumaatilist stressi, kuna ta 1980. aastal osales tudengi rahutuste verisel mahasurumisel. Korea ajalugu on selles mõttes, see film käsitlebki konkreetselt otseselt Korea tumedaid seiku 80-ndatel, kui tegu oli veel diktatuuri riigiga põhimõtteliselt. Ja see ekskavaatori metafoor, ehk siis mineviku väljakaevamine ongi läbiv motiiv selles filmis. Mees hakkab külastama oma endiseid ülemusi, liikudes siis nagu sõjaväe hierarhias järjest kõrgemale, et saada vastust küsimusele, et miks nad ikkagi pidid nendes vägivaldsetes tegudes osalema. Ja seal kõige käivitajaks on siis stseen, kus ta filmi alguses metsas kogemata kaevab välja selle sama haua, kus need koletud sündmused aset leidsid ja niimoodi siis neid oma ülemusi külastades üritab ta jõuda selle tõeni või leida hinges rahu ja saada vastus küsimusele, et miks koheldi neid vabadust ja demokraatiat nõudvaid noori niimoodi. Et kõigile, kellele meeldivad sellised tundeküllased ja kvaliteetsed karakterdraamad, siis kindlasti soovitan, kahe pöidlega soovitan seda filmi. Ja meie debüütfilmide võistlusprogrammis linastub täna film Metsikus. See on Belgiast pärit film, mille režissöör on Guerin van de Vorst. See on siis Valloonia Belgia film, prantsuskeelne, mis räägib loo ühest äsja vanglast vabanenud mehest, kes üritab taas luua kontakti oma noore pojaga. Tema naine on muidugi juba uuesti abiellunud ja mees elab siis ühiskonna äärealadel mingis mõttes, kuigi tal õnnestub kohe kiiresti töö leida ja kohalikku moslemite kogukonda sulanduda. Temast tärkab ka endal huvi islami vastu ja ta puutub kokku siis ühe sellise päris karismaatilise islami jutlustajaga, kellel on mehe üle järjest suurem võim ja mõjuvõim ja see mees hakkab ka täiesti niimoodi näiliselt nagu süstemaatiliselt ka tema pojaga väga tugevat sidet looma. See lugu ise räägib põhimõtteliselt sellest, kuidas võib üks radikaliseerumise juhtum aset leida, aga mis on selle filmi juures kõige tugevam küll on kindlasti see, et ta ei loo mustvalgeid vastandusi
ta ei sildista ei moslemeid, ta ei sildista kristlust, ta näitab seda meie maailma hallides toonides, nagu ta tegelikult on, kus ei ole õiget ja vale ja ei ole etteaimatavaid nagu süžeeliine, selliseid nagu võib-olla mõned Hollywoodi filmid tahaksid nagu näidata seda maailma. Jah, väga liigutav, südamlik film, eriti suurepärane on see isa ja poja suhe, et need väga tugevate näitlejatöödega ja julgen kindlasti kõigile soovitada seda. Aga Helmut. Jah, aitäh. Mina soovitan täna filmi, mis kindlasti tekitab väga palju vastukaja vaatajates, mis on ainult hea. Ja vastukaja tekitas ta ka programmi koostajates, et Hannes ise ka mäletab, kuivõrd palju me vaidlesime filmi üle, mis kannab pealkirja Allakäigu lapsed. Tegemist on Iisraeli filmiga ja kui Hannes rääkis siin Lõuna-Korea filmist Ekskavaator, siis ka tegelikult Iisraeli film Allakäigu lapsed analüüsib sellist poliitilist olukorda Iisraelis, aga 70. aastatel, sellel keerulisel perioodil, millest tegelikult, ma arvan, Eesti publik väga suurt ei tea, vähemasti mina ei teadnud. Ja mis mulle selle filmi juures väga meeldis, on see, et film kasutab väga palju õudusfilmi elemente ja just see õudusfilmi selliseks väga tüüpiliseks žanriks nagu slasher peetavaid elemente. Ja kui ütleme tavavaataja jälle, kes mõtleb kohe, et mida tähendab slasher. Slasher on siis selline küllaltki stampides kinni žanr, mis seostub meile filmidega nagu Reede 13 või Halloween, kus kamp noori killitakse või tapetakse mingi verejanulise mõrtsuka poolt. Siis Allakäigu lapsed on märksa peenem film kui need eelnimetatud slasherid. Ta võtab küll kõik need õudusfilmi elemendid omaks, need slasher-filmi elemendid, ka selles filmis on peaosalised noored, on nii-öelda final girl, selline hea tüdruku tüpaaž, kes ma ei hakka lõppu jälle seletama, aga kes põhimõtteliselt ainukesena kogu noortekambast jääb ellu. Ja see film analüüsibki siis selle õudusfilmi elementide kaudu just neid aastaid. Film viib meid aastasse 73, jah. 1973 Jom Kippuri sõja eelõhtusse, kui taevas sajavad pommid, on tunda sellist ärevat õhkkonda, terve Iisraeli ühiskond vaevleb sellises ksenofoobilises, ksenofoobiast, tiines ühiskonnas toimub kõik see. Ja filmi peategelane siis noor tüdruk, kes tuleb Ameerikast sinna Iisraeli kibutsi oma juuri otsima, kohe nagu esimestest päevadest alates tunnebki, et midagi on valesti. Ja ongi valesti ja kõik hakkabki valesti minema ja kogu seda tegevustikku on üsna põnev jälgida. Selles on ka äärmiselt jälki stseene, et tõepoolest kõikidele võib-olla nõrgema närvikavaga vaatajatele ei saagi seda filmi soovitada. Aga mina, kes ma olen ka Haapsalu õudusfilmide festivali programmi koostamise juures juba aastaid olnud, võin öelda, et tegemist on tõesti väga omapärase õudusfilmiga, mis ühelt poolt jah, on õudusfilm, teiselt poolt võib seda naljatades ka nimetada selliseks, kuidas nüüd öelda, poliitslasheriks, see tõi nüüd uue žanri esile, aga kõlama jääb ikkagi see, et kuivõrd osavalt filmi režissöör on kasutanud õudusfilmi elemente selleks, et näidata tegelikult poliitilist olukorda Iisraelis. Mul on üks meeldetuletus ka, et kõikidele Michael Ironside'i fännidele, selle näitleja Michael Ironside'i fännidele, siis jah, selle filmis teeb cameo ka Michael Ironside. Just nimelt.